Tere, ilusat hommikut. Käes on jälle siis pühapäevase mõtiskluse aeg. Ja täna ma mõtlesin, et räägiks natukene heaolust, sellest, kuidas on heaolu seotud meie geneetikaga ja sellest, et kuidas siis seda heaolu luua, kui vaatamata geneetikale ei ole heaolu tase väga kõrge. Ja kus mul see mõte nagu tekkis, et tegelikult ma sattusin uurima või see geneetika teema ja heaolu teema on minu jaoks enne ka nagu huvipakkuvad olnud. Ja siis mul sattus üks uuring kätte, millega ma tutvusin ja see oli nagu päris intrigeeriv ja pani nagu edasi mõtlema. Ja kirjutasin mõned andmed endale ülesse ka, et püüan siis sulle siin ka väikese ülevaate sellest anda. Et iseenesest me võime ajas juba minna tagasi kuskil üle 10 aasta, et see ei ole täna tehtud uuring, et ühes Taani uuringus, Taani riigi uurijate poolt tehtud uuringus, siis mis oli laiapõhjaline ja uuris siis igasuguseid erinevaid rahvaid ja rahvusi paljudest riikidest, on ju. Ja siis selle uuringu põhjal selgus selline asi, et taanlaste subjektiivne heaolu tunne või subjektiivne heaolu tase on kõrge. Mis asi on subjektiivne? See ma tunnen, ma elan hästi. Ma ei mõõda siin sissetulekut, ma ei mõõda siin perekonda, staatust, elukohta, mitte midagi, eks ole, hobisid ega tervist, on ju. Ma lihtsalt tunnen seda, see on nagu subjektiivne, on ju. Ja siis see uuring nagu võttiski siis küsimuse alla selle, et kuidas see võib siis seotud olla taanlaste või teiste rahvaste geneetikaga. See, et ühtede inimeste subjektiivne heaolu tunne on kõrge, et kuidas see on geneetikaga seotud. Kahjuks ma ei ole välja kirjutanud, seda ma nüüd võib-olla ei mäleta päris täpselt, aga seal oli isegi vist, et mingisugune 90%, üle 90% taanlastest hindas seda, et neil on see heaolu olemas, on ju. Ja mis see uuring veel tegi? Et seal kaardistati siis palju, ma ei tea, kas kõiki vist mitte, et maailmas on nagu erinevaid, seal 200 riigi ringis, on ju, et kõiki rahvaid see nagu ei puudutanud, aga hästi paljusid rahvaid siis kaardistati seal ja selle tulemusel saab siis teha nagu sellise geograafilise järelduse kuidagi moodi, et nüüd need rahvad, kes elavad Taanile lähemal, nende subjektiivne heaolu tunne oli ka kõrgem. Nad pidasid ka ennast õnnelikeks inimesteks, on ju. Olid subjektiivselt siis õnnelikumad, on ju. Ja et kui nüüd siia tuua nüüd siia nagu, kuidas ma siis ütlen, geeniteadusest lisateadmise sisse, siis ma ei mäleta neid keerulisi nimesid, aga põhimõtteliselt, et inimestel on siis üks proteiinil põhinev ütleme siis selline, kuidas siis seda öelda, serotoniini transportiv geen. Serotoniin on siis ka üks heaolu hormoon või heaolu hormoon. Ta on siis, ütleme, närvisüsteemides see vedelik, mis informatsiooni edasi, ma tunnen ennast hästi, et mu keha kõik rakud saaksid sellest aru, et ma hästi tunnen, et see ühesõnaga siis emotsioone transportiv, ikkagi seda DNA transportiv geen, eks ole, serotoniini transportiv geen, et see on siis, serotoniin ise on siis heaolu aine, et mida rohkem on inimesel serotoniini, ta on üks nendest heaolu ainetest, seda õnnelikumana või rahulolevana või sedasi enesekindlamana siis inimesed ennast tunnevad, eks ju. Aga neid geene, mis seda serotoniini transpordivad, neid on kahesuguseid. Kuigi need geenid on nagu hästi tillukesed, on ju, siis ühed nendest geenidest on sellised pikliku kujuga ja teised on lühikesed. Ja siis seda on jällegi geeniteadlased püüdnud siis omakorda tõestada, et nüüd need inimesed, kellel on need lühemat sorti geenid, need serotoniini transportivad geenid, et nendel on siis selline pessimistlikum ellusuhtumine, loomuomasem. Ja need, kellel on piklikumad geenid, just see üks geenitüüp on piklikum, see ei puuduta kõiki geene, eks ole, et nendel on see maailmavaade siis selline rohkem selline rahulolule või positiivsele nagu tuginev, eks ole. Nii, ja siis ja nüüd need, kellel on see lühem
geenimudel nii-öelda, nendel on siis ka suurem tõenäosus langeda depressiooni. Loomulikult depressioon ja muud meeleoluhäired võivad puudutada meid kõiki, sõltumata meie geenidest ja rahvusest ja asjadest, on ju. See võib puudutada. Aga jällegi, et mingisugune tendents on. Ja selle uuringu kohaselt, mida need taanlased siis tegid üle 10 aasta tagasi, tehti või selgus siis, et eestlastel on samamoodi see kuskil see geenimuster oli siis taanlastele väga sarnane, et kuskil seal isegi 97% eestlastest võiks tunda pidevat heaolutunnet, on ju, geenitüübi järgi. Sest meie geenitüüp siis lisaks sellele, et aga see üks serotoniini transportiv geen on sarnane siis nii taanlastele kui soomlastele kui rootslastele, eks ole, et tuntud heaolu ühiskondadele. Ja seetõttu võiks eestlased olla nii-öelda maailma õnnelikumad inimesed, on ju, kõlab ju lootusrikkalt, eks. Aga siis enam-vähem samal ajal, kusagil seal 2015. aasta paiku tehti siis ka selline uuring, kus siis kinnitati, et see eestlaste õnnetunne siis nende uurimisaluste rahvaste, keda siis selles uuringus taanlased uurisid, et siis seal pingereas vaatamata sellele, et geenitüüp sarnaneb taanlastele, et võiks väga hea olu tunda pidevalt, aga eestlaste subjektiivne heaolutunne tegelikult oli siis nende maailma rahvaste seas, kes seal uurimises osalesid, oli 73. kohal alles, mitte seal esimeste hulgas, nagu geenide järgi oleks võinud otsustada, mitte esirinnas. Nii. Ja võib-olla siis mõndasid praegu siin viibijaid, kuulajaid võib-olla rõõmustab või motiveerib see, et lätlased olid meist veel rohkem tagapool, eks ole. Aga samas leedukad tegid meile jälle pähe, et nemad olid meist eespool, on ju. Kuigi, ma ei mäleta, kas ma leedukatele väga ei keskendunud, äkki nad kuskil 50. koha kandis olid kuskil, aga lätlased olid seal 70. lõpus. Et eestlased olid siis selles uuringus 73. kohal oma subjektiivse heaolutundega, on ju. Siis Gallupi uuringud on siis korduvalt tõendanud või siis nad on esile toonud siis seda väidet, et SKP, sisemajanduse koguprodukti selle kasvu tõusu eelduseks on rahvastiku õnnetunde kasv või heaolu kasv. Et kõigepealt peab kasvama õnnetunne või heaolu ja alles siis saab see SKP kasvada. See on Gallupi uuringutele tuginedes, on ju. Nii. Ehk siis, kui me tahame, et meie majandus õitseks, siis loogiliselt võttes me peaksime sealt 73. kohalt ikkagi päris märkimisväärselt ju ettepoole tulema, kui me tahame majanduse kasvu saada. Kõlab ju loogiliselt, on ju. Nii. Ja siit me jõuame nüüd veel järgmise teemani, et kui nüüd SKP tõusu eelduseks on õnnetunde kasv, siis tegelikult jääb õhku küsimus, mis on õnnetunde kasvu eelduseks. Sest geneetiline tüüp meid ju tegelikult soosib, millest meil siis puudu on. Et meie geneetiline pagas ei saa nagu võimalikult parimal moel avalduda. Millest meil on puudu, on ju. Kuidas see heaolu siis kasvab? Nii. Ehk siis, võttes siin nüüd igasuguseid psühholoogilisi aspekte aluseks, sõltub siis heaolu üldises plaanis inimese hetke enesetundest. See, kuidas mina või sina või tema praegu, siin ja praegu, kui sa seda videot vaatad, kuulad või mis iganes muid asju teed, kuidas sa praegu ennast tunned, mida sa praegu enda kohta mõtled, on ju. Heaolu saab siis kasvada, kui on headust ja omavahelistes suhetes on siis sellist hoolivust, hellust, leebust, osavõtlikkust, et see on omavahelistes suhetes, on ju. Et kõik meie elu baseerub suhetel. Meil on suhted kodus, meil on suhted sõpradega, meil on suhted tööl ja see ei tähenda, et see peab olema üks nii-öelda käest kinni käimine. Aga see on see koht, et kas me nagu pidurdame üksteist või me võimestame üksteist, on ju. Et kuidas siis saaks kasvatada seda heaolu endas, et kui minu hetke enesetunne on minu heaolu subjektiivne näitaja, kuidas ma saan seda heaolu ise endas kasvatada? Iga jumala päev, on ju.
ja siit edasi võiks minna selle mõttega, et igat asja siin maailmas, igat tegevust, igat, mis iganes olukord, mis inimestega toimub, mis minuga toimub, sinuga toimub ja teistega toimub, on ju, saab vaadelda või analüüsida läbi 3 perspektiivi. Mis need 3 perspektiivi on? Esimene perspektiiv on siis see tulemus või asi ise, on ju. Tulemus on siis mingisuguse asja ärategemine, mingisuguse asja saavutamine, mis iganes. Kui tulemusi kõrvalt vaadates me tegelikult ei saa õppida seda, kuidas nende tulemusteni jõuda, kuidas see asi valmis teha, kuidas see asi saavutada. Jah, me näeme seda, on ju. Nii, võtame kas või selle, et mul lill õitseb siin laua peal praegu, väga ilus tulemus, on ju. Aga see, et ma vaatan, ilus roosa, magenta roosa värv, on ju, lihavad lehed, et kõik on nagu ilus. Ja ma ei tea, kuidas see lille on kasvatatud. Välja arvatud juhul, kui ma ise seda pole kasvatanud, on ju. Tulemuse vaatamine, kirjeldamine, kui ilus see kõik on, kui hea, kui kasulik, ei aita mul selle tulemuse saamisele kaasa. Ma võin selle võtta teadmiseks, aga ma ei suuda seda rakendada. Siis teine perspektiiv, kuidas saab siis asju või olukordi või saavutusi või mis iganes eesmärke vaadelda, on siis protsess. Ja mida see tähendab? Millist mulda siin on kasutatud? Millist väetist siin on kasutatud? Kui tihti on seda kastetud? Millal see sibul mulda pandi? See tähendab seda, milliseid süsteeme kasutati, kas anti lisavalgust või ei antud. Kui me räägime taimest, me võime ükskõik mille kohta neid küsimusi esitada. See tähendab see, et kui me vaatleme tulemust läbi protsessi või protsessi keeles, läbi protsessi prisma, siis me saame hakata küsimusi esitama. Ja küsimused annavad meile mingisuguseid võimalusi juba. See tähendab, et kui ma saan teada, mis valgust kasutati, mis kuus on see sibul maha pandud, mis mulda on kasutatud. Et kui ma seda teadmist kasutan, siis üsna suure tõenäosusega ma võiksin täiesti ise kasvatada täpselt samasuguse lille. On ju? Nii. Ja 3. perspektiiv on siis allikas. Ja allikas tähendab seda, et see, mis on inimese sees, määrab ära tulemuse. Mida see siis tähendab? Vaatamata sellele, et ma tean, mis ajal alpikanni seemneid või sibulaid, oleneb siis, kas ma kasvatan seemnest, ma saan ka teda sibulast panna, mulda pannakse, kas antakse lisaväetist, mis mulda kasutada. Vaatamata sellele, et ma tean neid asju, ma panen sellel ajal, annan seda valgust, annan seda väetist, teen kõiki neid asju. Kuidas siis siin see allikas määrab? Kuidas see mina ise määrab? Ma mõtlen, kuradi lilled, ma pean jälle minema sinna kastma neid või ma ei tea, väetama, eks ole. Kas need lilled tahavad kasvada? Ei taha, on ju. Ka kõige paremate vahendite ja materjalidega luues midagi. See, mis minu sees toimub, mõjutab seda tulemust väga palju. Need on lilledega, inimestega suheldes ju samamoodi, on ju. Ehk siis see, mis on allikas, mis üleüldse paneb mind seda lille kasvatama. Või seda, mis iganes muud asja tegema. Lill on, kuna see mul see praegu laua peal, on ju. See võib ükskõik mis muu asi olla, mis mind paneb seda tegema. See on see allikas. Mis suhtumisega ma seda teen, see on see allikas, eks ju. Kuidas ma ise selle teemaga seostun, kui tähtis see minu jaoks on või vähe tähtis. Kas mulle meeldib seda teha? See on see allikas, on ju. Ja miks allikas mõjutab? Ja võtame kas või kirjandusliku näite. Et näiteks kui autor kirjutab romaani ajaloolistel teemadel. Ta ei tea ise ajaloost mitte midagi. Ja, ta saab kuskilt võtta mingeid kirjeldusi, millised olid, ma ei tea, rüütlite ajal, ma ei tea, lahinguid peeti, kuidas neid peeti või millised need kindlused olid või millised need lossid olid. Ta saab võtta teiste inimeste kirjeldusi ja kasutada. Nii. Nüüd inimene, kes enne sellise romaani kirjutamist on 20 aastat ajaloo teemalisi artikleid lugenud, filme vaadanud. Võib-olla isegi ülikoolis ajalugu õppinud näiteks. Midagi sinnapoole, on ju.
Kas selle inimese allikas on teistsugune? On tegelikult, on ju. Tal on see juba kinnistunud, ta on ise sellest läbi imbunud, on ju. Võtame kirjanduse näite veel, et kui sa kirjutad näiteks mingisugust lemberomaani, aga ise elad mingit traumat läbi, lahkuminekut näiteks või midagi. Mis tunded sinu romaanis on valdavad? Versus see, kui sa oled õnnelikus suhtes. Et allikas määrab väga palju, on ju. Miks? Sest meie aju, meie teadvus, meie teadlikkus, meie tundetarkus, need muutuvad kogu aeg. Läbi terve elu need muutuvad. Ja vastavalt sellele, kas ma kasvatan võtame selle protsessi kirjelduse, 10-aastasena kasvatan seda alpikanni, on ju, siis mul on tahtmist, mind huvitab, ma tean, kuidas need seemneid pannakse maha, on ju. Ma ei ole enne lilli kasvatanud, see on mul esimene lill, mida ma kasvatan, on ju. Või ma olen seda 50 aastat juba teinud. Või on see, et ma vihkan taimi, lihtsalt mingit tööd peab tegema, või see, et ma jumaldan taimi. Allikas on täiesti erinev, on ju. Ja see mõjutab tulemust. Nii, ja see, kuidas see allikas meie sees muutub, lisaks sellele, et me füüsiliselt, kui sünnihetkest mõtleme, me kasvame suuremaks ja me õpime asju ja kõik see osa välja jätta, siis on veel 3 sellist asja, mis aitavad meie, kuidas ma siis ütlen, meil nagu aru saada sellest, et mis seda meie sisemist allikat nagu veel mõjutab. Et esimene asi, mis mõjutab, on siis stereotüübid. Stereotüübid on siis kohanemine igasuguste normidega. Ja siis normidele või kokkulepetele või mingitele, mis iganes tingimustele vastav käitumine, eks ole. Ja see on, kuidas siis öelda, see on teadvustamata. Inimene lihtsalt teeb seda niimoodi, on ju. Võtame näiteks see, kui mina koolis käisin sellel ajal. Oli stereotüüp see, et laps kuulas koolis sõna ja kui ta ei kuulanud, siis teda võis sõimata. On ju. Andmata igasuguseid hinnanguid sellele, et õpetaja võis teda kurjalt korrale kutsuda. Nii. Ja stereotüüp oli see, et kui sa tegid koolis lollusi, siis sa said kodus veel vanemate käest, said õpetaja käest koolis ja said kodus vanemate käest ka veel peapesu, on ju. Mis on tänase päeva stereotüüp, et lapsed võivad tegelikult, jah, me eeldame, et hea toon on midagi muud, aga tegelikult nad võivad igasugust sodikaelakundi otsast välja ajada ja keegi ei vastuta selle eest. Vanem ka veel õigustab tihtilugu lapse käitumist, on ju, ebaviisakat käitumist näiteks. Ja stereotüübid ka muutuvad ajas, et stereotüübid on ka ühiskonna peeglid, on ju. Aga põhimõtteliselt sõltumata sellest, millised need stereotüübid on, me kohaneme nendega ja me hakkame nende järgi käituma. Ja sageli see on teadvustamata, sest ükskõik kuidas ma käitun, ma ei mõtle, et mul on see stereotüüp, et ma selle pärast teen nii. See on täiesti teadvustamata, ehk siis alateadlik, on ju. Teine kriteerium on see, et inimene siis saab kogenumaks või õpib enda mingitest asjadest, mis ta elus on olnud ja ta hakkab siis stereotüüpe vaatlema või ära tundma kui mingisuguseid objekte. See on sellepärast, et on ju. See mul oli raske lapsepõlv. See tähendab, stereotüüp on see, et kõigil on raske lapsepõlv, nendega juhtuvad need ja need asjad. On ju. Et ja siin nüüd tekib ka see koht, et mingis mõttes tekib fookuse hoidmine. Ma tahan seda, sest et ma tahan, siis ma pean seda nagu tegema. Mingisugune sisemine sund või asi nagu tekib. Ja see tähendab seda, et kui inimene võtab stereotüüpi kui objekti, on ju, siis see on midagi temast väljaspool asetsevat. Ja siin on see, et tahtmine ei ole, ma tahan seda, on ju, tahtmine ei ole ainult objekt, vaid see tahtmine hakkab siis inimest ka juhtima selle objekti suunas, selle tulemuse suunas. Ja elu on näidanud seda, et see, kuhu see tahtmine seda inimest juhib, ei ole sageli see, mida inimene vajab. On ju? Sest see, et ma tahan, tuleb mul siit mõistusest, eks ju. Lihtsalt. Tuli selline mõte ees, ma nagu tahan seda. Ehk siis üldjuhul sellised pinnapealsed tahtmised stereotüüpidest, me räägime stereotüüpidest tulenevad mul peab olema, ma ei tea, maastur kindlasti või mul 2-korruseline maja olema, need stereotüübid, eks ole. Kui mul kuldketti pole, siis ma ei ole keegi, eks ole. Et mingid sellised mõõdikud on, mingid skaalad on, mille järgi tuleb nagu asju teha. Ja see on tahtmine ja siis ma saavutan selle ja siis ma ei ole rahul. On ju?
ma ei ole rahul. Ma saan korraks selle heaolutunde kätte ja nagu see täitub, nii see heaolutunne kohe lahtub jälle, eks ole. Et see on siis see koht, et inimene küll liigub selle stereotüüpse eesmärgi suunas, on ju, aga sageli see ei ole see, mida ta vajab. Ja siis kolmas kriteerium ja kolmas selline arengutase või perspektiiv on siis see, et kui inimene hakkab nii enda kui teiste tahtmisi, vajadusi, eesmärke nägema laiapõhjalisena. Mida see tähendab? See tähendab seda, et ta astub seal stereotüüpsest maailmast välja ja ta hakkab nagu vaatama ennast nagu sisemisel tasandil, sisemisel maastikul. Ja kui ta teise inimesega vestleb või suhtleb, et ta näeb selles teises inimeses ka inimest, mitte seda, et see on mingi, ma ei tea, ühiskondlik kriteerium või norm, et kõik normaalsed inimesed ju teevad niimoodi. Et ta hakkab nägema laiapõhjalisemalt ja ta hakkab käsitlema asju laiapõhjalisemalt. Ja see, kui ma saan asju laiapõhjaliselt käsitleda nii iseenda sisemisel maastikul, kui siis sinuga või kellegi teisega suheldes, aitab mul seda heaolu tunda või heaolu kasvatada. Aga miks me siis ikkagi oleme seal 73. kohal või olime? Minu meelest hilisemaid uuringuid on vist ka selle kohta tehtud, aga väga palju pole ettepoole tulnud, on ju. Et nüüd me jõuame tagasi veel ühe probleemini, et meil on häbi. Meil on häbi ja siis häbi on selline tundeseisund näiteks, et kui sa iseennast või oma tegemist või käitumist või mis iganes eesmärki, saavutusi võrdled mingisuguse standardiga, stereotüübiga, on ju, ja jääd sellele alla, siis me häbeneme seda, no ma ei ole nii hea, on ju. See tekitab probleeme siis eneseväärtustamisega, eneseväärikusega, madala enesehinnangu tekitab, eks ole, negatiivse minapildi tekitab, et kus kohast siis sellised standardid tulevad, millest need alguse saavad, oled sa mõelnud selle peale? Kindlasti siin on teistsuguseid lahendusi ka, et ma ei pretendeeri sellele praegu, et see üks vastus lahendab nüüd kõik probleemid ära, aga kui see küsimus, jääda selle küsimuse juurde, kus kohast need tulevad ja kus need alguse saavad, siis esimene mõte, mis minul selle peale pähe tuli, et ongi need kollektiivsed sotsiaalsed normid või ühiskondlikud kultuurilised väärtused, on ju. Näiteks, et kui me väärtustame midagi, siis mõistame siis selle vastandi hukka. Nii, mida see tähendab? Näiteks, eneseohverdus võib olla sotsiaalne väärtus. No häbi on nagu tahta midagi ise, on ju. No kes mina siin selline olen, et ma midagi tahan? Miks seda hukka mõistetakse? Miks see on sotsiaalne norm? Tähendab, vabandust, ma küsisin valesti, on ju. Miks see on sotsiaalne norm? Sest kui ma ei ohverda ennast, siis see vastand on omakasupüüdlikkus. Ja omakasupüüdlik on ju häbiväärne olla. Ja siis me juba õpetame lastele seda, et tuleb ennast ohverdada. Sa ei tea midagi ja mida sina ka teada, saad suureks, siis hakkad mõtlema, on ju. No need on hästi pinnapealsed, aga ma tahan, see ei olegi nüüd pikk koolitus, et ma lihtsalt tahan sulle selle mõtlemisaine nagu anda, on ju. Et kuna see vastand ehk see omakasupüüdlikkus on ühiskonnas taunitud, siis kaldutaksegi teise äärmusesse, et mida rohkem ma ennast ohverdan, seda vähem ma ju olen omakasupüüdlik. Aga siin on ju see lõks või see auk, mida me ise endale kaevame. Et äärmused ei ole kunagi head, on ju. Et see, kui ma ei ohverda ennast, ei tapa ennast tööga ennast salgavalt või ei kuluta või pühendu teistele iseenda arvelt, ei tähenda ju seda, et ma olen omakasupüüdlik. Ma lihtsalt arvestan enda vajadustega ka, on ju, ja see oleks eluterve. Aga just see, et need kultuurilised ühiskondlikud väärtused on see, et me midagi mõistame hukka, eks ju, ja siis see, et näidata, et ma olen vähem selline või pole üldse selline, laskume teise äärmusesse. On ju. Samamoodi saab ju tuua siin igasuguseid asju. Mäletan, minu lapsepõlves oli see Gorbatšovi kuivseadus, et alkoholi tarvitamine keelati ära, on ju. Joodikutega nagu ühiskonnas on mingi probleem on ju. Et siis neid on liiga palju, et mõistame selle hukka, keelame ära, siis keelame täielikult ära, eks ole. Siis, et kui me üldse ei joo, siis justkui seda probleemi meil ei ole. Et niimoodi need asjad ei toimi lihtsalt, eks ju.
nii, ehk siis, ja me sunnime siis lapsi või inimesi nende väärtuste järgi, nende vastandumiste järgi elama. Ja vaata, see ongi see põhjus, miks seda heaolu nagu ei saa tulla. Toon sulle veel ühe sellise näite, et näiteks väga palju viimased, ma ei tea, 15 aastat, 20 aastat, 20 aastat kindlasti, on räägitud koostööst. Koostööoskused on hästi olulised. Ka koolides, need üldpädevuste hulgas, üldhariduskoolis on ju koostööoskused number 1 asjad on ju. Ja hindamissüsteem on see, et me hindame indiviidi sooritust. See on väärtus, koostöö, aga hindame. Ja kui lapsed ei taha teistega koostööd teha, siis miks sa oled paha poiss või paha tüdruk, on ju? Me peame arvestama üksteisega, aga me hindame ju kogu aeg seda individuaalsust. Et see on ka nagu see koht, on ju. Et vaata, et miks ma seda kõike räägin, et kui see, mis ma rääkima hakkasin, oli siis see, et kuidas on geneetika seotud meie heaolu tundega, et geenid nagu soosivad seda heaolu tunnet ja heaolu tunde tundmist, on ju, kuna meil on need pikemat tüüpi geenid, mis seda serotoniini transpordivad. Aga siin on oluline see, et millele me pöörame tähelepanu, et me ei pea vastanduma. Ja see, et seda heaolu täna, siin ja praegu, kus sa iganes oled, vaatamata, mis su elus hetkel toimub, on ju. Mis on praegu sul hästi, mille üle sa oled rõõmus, õnnelik ja rahulolev. Näiteks, et mul on siin lilled võitsema hakanud. Et mul on siin teisi lilli ka, aga lihtsalt praegu need on siin, on ju. Et märka pisiasju ja pisiasjade märkamine aitab ka heaolu tunnet kasvatada. Ehk siis me ei pea probleeme vältima, me ei pea probleeme eitama, aga me ei tohiks vältida ka pisiasju, mis on hästi. Kui sa siit videost siiamaani välja kuulasid ja siin oli mingisugune teema või mingisugune mõte, mis sind kõnetas, ole hea, jäta see siia video alla kommentaari, et ma saaksin aru, mis läheb sulle korda ja mis ei lähe. Ja mis seal ikka, kohtume järgmisel pühapäeval. Ilusat päeva sulle!